Kas sa teadsid, et Rosalina ei pruugi olla ainult Peachi õde, vaid tal on ka vend, keda peaaegu keegi ei mäleta? Ja uue Super Mario Galaxy filmiga oleme me täiesti segaduses tema tõelise päritolu osas, sest Rosalina lugu filmis erineb väga palju tema loost videomängus. Aga selle vähesega, mida me teame, saame me juba aimu tema kogu elust ja loost Mario universumis. Nii et olge valmis, sest täna saate teada, kes Rosalina tegelikult on ja kuidas ta on seotud sellega, mida nägime Super Mario Galaxy filmis. Filmis tutvustatakse Rosalinat meile kui salapärast kosmoseprintsessi, kelle kohta näib, et palju ei teata. Meile näidati ainult, et ta on Peachi vanem õde ja et nad elasid koos väikesel planeedil juba lapsepõlvest saati. Nad mängisid, naersid ja lõbutsesid koos. Kuid kõige üllatavam oli see, et mõlemal oli üsna ebatavaline võime. Ja nimelt suutsid nad kahe peale oma jõud ühendada, et luua elu ja veelgi enam seda võimet tugevdada. See pole mingi tavaline võime. Ja just sellepärast püüdis Bowser saada nende kahe tüdruku jõudu, et vallutada universum. Nii et Rosalina tegi väga raske otsuse. Ta lahkus Peachi juurest, et teda kaitsta. Sel põhjusel saadab ta Seene kuningriiki ja jääb ise üksi. Aja jooksul hakkas Rosalina treenima ja ehitas endale lumade armee. Nemad kutsuvad teda emaks ja temast saab nende kosmosejuht. Ta kaitseb kosmost, nii nagu Peach kaitseb Seene kuningriiki. Huvitav on see, et selle loo põhjal võime arvata, et Peachil lisaks Rosalinale võib olla veel perekonda kusagil mujal teistel planeetidel. Kui järgida filmi loogikat, siis on väga tõenäoline, et teisi kuulub samuti Rosalina ja Peachi perekonda. See jätab meid väga suure küsimusega, mis juhtus nende vanematega? Võib-olla mõned teist mainivad, et Rosalina päevikus, mida me filmis nägime, ütleb ta, et nii tema kui ka Peach on tehtud tähetolmust. Aga see ei tähenda, et nad oleksid maagiliselt ilmunud kosmosest mõne komeedi või plahvatanud tähe tõttu. See seletus on väga huvitav. Kui te ei teadnud, siis kõik universumis on tehtud tähetolmust. Isegi meie. Ja seda ei ütle mina, vaid teadus. Nii et kõige tõenäolisemalt on Peachi peres tõesti olemas ema ja isa. Ja siin tulebki mängu see võrdlus, mis meil videomängust on. Sest ma arvan, et mingil moel muutub lugu filmi jaoks, kuid samal ajal seostub see videomängu loo mõnede oluliste osadega. Ja videomängus öeldakse meile täpselt, mis tema vanematega juhtus ja isegi seda, et Rosalinal on vend. Sest Super Mario Galaxys ei alga Rosalina lugu nii nagu filmis. Mängus on Rosalina lihtsalt tüdruk, kellel oli tõesti pere. Mainitakse, et ta elas koos oma isa, ema ja vennaga. Tegelikult räägitakse selles loos ka, et Rosalina kartis väga oma ema kaotada. Kahjuks saab see hirm teoks, sest tema ema sureb. Pärast seda jääb Rosalinale lootus, et tema ema võib kunagi tagasi tulla. Kuid just sel hetkel, kui ta kohtub ühe eksinud lumaga, kes samuti otsis oma ema, juhtub midagi iroonilist. Nii räägibki mäng meile, kuidas Rosalina kohtus lumadega ja otsustas neid aidata. Tõenäoliselt sellepärast, et ta juba teadis, mida tähendab ema kaotamine. Ta otsustab minna kosmosesse, teadmata isegi, kas ta kunagi tagasi tuleb. Nii möödub palju aastaid, kui nad otsivad selle tähekese ema ja Rosalina kasvab oma perest kaugel, teises galaktikas. Aja jooksul saabub järjest rohkem lumasi. Nad jäävad, sest usaldavad teda. Nii sai Rosalina neist märkamatult nende emaks. Ja kui Rosalina mõistis, et ta ei naase kunagi enam koju, ehitas ta koos lumadega observatooriumi, mis sai nende uueks koduks kosmoses. Kuid mingil hetkel otsustas Rosalina naasta oma algsele planeedile, et mitte unustada, kus ta pärit on. Kahjuks ei leia Rosalina enam oma perekonda. Sellegipoolest otsustab Rosalina iga 100 aasta tagant tagasi tulla, et külastada oma lemmikplaneeti ja mitte seda unustada. See seletab komeedivihma, mida me näeme Super Mario Galaxy mängu alguses.
nii et mängus on Rosalina lugu üsna kurb ja traagiline, sest ta kaotas praktiliselt kogu oma pere ja kasvas üksinda üles kosmoses. Siin ei mainita midagi selle kohta, et Peach oleks tema õde ega ka seda, kuidas ta teda leidis. Kuidas see kõik siis seostub sellega, mida meile filmis näidati? Seda seletatakse 3 erineva teooriaga. Arvatakse, et nii Rosalinal kui ka Peachil on tõesti vanemad ja võib-olla saame neid lõpuks näha järgmistes Mario filmides. Kuigi miski ütleb meile, et videomängu loo põhjal võivad nad olla juba surnud. Sellegipoolest, nagu oleme näinud Mario filmides, meeldib neile väga näidata meile tagasivaateid nende lapsepõlvest. Ja just seal võiksime rohkem nende vanemate kohta teada saada. Teine teooria ütleb, et videomängus mainitud vennast on filmis tehtud hoopis õde, kelleks on Peach. Võib-olla on nemad 2 ja tõenäoliselt ka teisi pärit samalt planeedilt, kus asub Seene kuningriik. Ja siin kohandatakse lugu nii, et mitte ainult Rosalina ei lähe aitama tähekest teema otsida, vaid ta võtab kaasa ka Peachi. Seetõttu nägimegi neid planeedil, mis hõljub avakosmoses väga sarnaselt videomängu loole, kus Rosalina ja Lumas jäävad planeedile. Ja lõpuks 3. teooria selgitab meile, et kõige tõenäolisemalt ei ole Rosalina bioloogiline õde, vaid pigem võib olla, et ta leiti samuti juba väga väiksena. Ja ta võttis ta oma perekonda, täpselt nagu ta tegi Lumasega. Me teame, et Peach jagab samuti sama jõudu nagu Rosalina ja võib-olla just sellepärast ei tahtnud ta teda üksi jätta, sest Rosalina teadis juba, et on olemas kurjad jõud, kes tahavad seda sama jõudu ära kasutada. Ja tegelikult oligi see põhjus, miks Rosalina otsustas saata Peachi Seene kuningriiki. Kui me seda teame, siis leiame ka tõenäosuse, et Peach ja Rosalina ei pruugi olla ainsad, kellel see jõud on. Võib olla veel rohkem ja siin tuleb mängu teisi. Inimesed, kes on ühendatud selle sama jõuga, kuid asuvad erinevatel planeetidel. Ja sellepärast oleksid nad nagu õed, mitte veresugulased, vaid pigem selle jõu tõttu, millega nad tõenäoliselt sündisid ja mida nad jagavad. Ja see on kõik, mida me seni Rosalina kohta teame. Jätke kommentaaridesse, kui avastasite veel mõne detaili. Kohtume järgmises videos!